Äsja on lõppenud Järva praostkonna sinod, kus valiti tagasi Katrin Helena Melder praostiametisse. Palju õnne! Milliste plaanidega algab uus ametiaeg? Kõigepealt me tegime kokkuvõtte sellest 4 aastat, mis me ametis olen olnud ja need ettevõtmised, mis on taas ellu kutsutud, üritame nendega jätkata ikka koostöös ja selle teisel perioodil tahaksin suurt tähelepanu pöörata laste ja noorte sisemissonile, meie enda koguduse liikmetele vaimuliku kasvule. Need on 2 teemad, millele me tahame keskenduda. Võru praostkonna sinod valis siis mind 3. korda praostiks. Võin öelda, et see oli võib-olla minu enda jaoks ka kõige raskem otsus praegu olla nõus praostiametiga, sest 2 korda on mind juba valitud ja ma olen näinud ja tundnud selle üldpraostkonna rõõme ja muresid. Kuid ma tean, et mind on Jumal kutsunud siia praostkonda, ma olen praktiliselt ju leeris käinud ristitud selles praostkonnas ja siin ka töötanud, et ma siia jään, ei ole siis ka mingit põhjust loobuda sellest, kui tehakse ettepanek. Ja kindlasti on olnud selles töös tahtmist rohkem, kui olen suutnud. Ja üks tahtmine on olnud rohkem külastada kogudusi, rohkem vestelda vaimulikega. Võib-olla siis nüüd on kingitud see aeg, et ma saan sellel 3. ametiajal rohkem kogudusi külastada ja vaimulikel olla toeks ja abiks. Ja loomulikult, kui täna vaatasime ka neid igasuguseid arve ja statistikat, siis muret teeb liikmeannetajate arvu pidev vähenemine. Viimane kord rõõmustasime sinodil, et praostkonnas annetajate liikmete arv kasvas 2013. aastal. Kui kuidagi sellele saaks panna piiri või ilmselt seda saab ainult teha Jumala abiga. Sellised on töömõtted, aga selle kõrval on ka kõik isiklik elu. Aastad tulevad või siis lähevad ja tänu Jumalale, et on veel jõudu ja tervist ja jääks Jumal hoidku kõiki meie kogudusi, väikseid kui suuri ja hoidku ka kõiki neid liikmeid, kelle nimel ju vaimulikud tööd teevad. Et sind valiti sinodi poolt praostiametis jätkama. Kuidas iseloomustad seda kirikupiirkonda, mida sa juhid? No Ida-Harju või Hommik-Harju praostkond on kindlasti nagu iga teine praostkond, koosneb 11 kogudusest ja igas koguduses on omad rõõmud ja omad mured jälle, nii nagu paljudes teisteski. Et ma arvan, et siin väga suurt vahet ei ole ja see, et me oleme Tallinnale lähedal, on võib-olla mõnes mõttes plussiks, aga see võib olla ka miinuseks, sellepärast et Tallinna lähedus paljudele kogudustele võib tähendada seda, et neil võimalus abi saada või tuge saada on piiratud või võimatu ja siis Tallinna külje all elamine ei tähenda seda, et seda abi oleks nagu kuidagi rohkem, kohati tundub, et isegi vähe. Aga
praostkonnana oleme me selles mõttes ka teistsugused ja teistmoodi, et meil ei ole praostkonnakassa maksu ja kui koos käime, siis see kogudus, kes võõrustab, nii-öelda kannab kulud ja küll teised kõik toetavad ja kunagi ei teadnud, et kas saab ühele poole kuludega või ei saa. Aga see, et me käime koos ja ise annetame ja võtame ise ka vastutuse teisi toita ja isegi siis, kui miinusesse jääme, et see iseenesest on tore, et ei siirdu restorani, vaid enamasti tehakse suppi ja ise valmistatakse midagi, et selles mõttes isegi meenutan võib-olla mõnda Lõuna-Eesti praostkonda rohkem. Ja kui tagasi vaadata arvnäitajatele, siis üks asi, mis mulle silma jäi, huvitaval kombel, et eelmine aasta joonistus välja Võru praostkond, siis Saarte praostkond ja meie praostkond, kus olid mingid tendentsid ühised võrreldes teiste praostkondadega. Et mingid asjad olid nagu nii-öelda suunaga üles, kuigi enamus suuremaga teistel olid suunaga alla. Aga et kuidagi Võru, Saarte ja Ida-Harju olid nagu 3 sellist vastuvoolu ujujat. Et eks me mõnes mõttes oleme siin igaüks natuke oma kogudustes üksi ja püüame ikka suhelda ja koos käia. Aga loodame, et järgmised aastad tulevad paremad. Tere siis, tervitan teid siit Lääne praostkonnast. Meil oli täna siin Läänemaal päris tähtis päev, meil oli praostkonna sinod. Meil Lääne praostkonnas on kokku 16 kogudust ja kõikide koguduste esindajad olid ka täna siia rõõmsalt kohale tulnud. Kullamaa on selline tore koht, kuhu on alati tore tulla. Kullamaa kirik on alati väga ilus, puhas, korras ja ta on ka selline väga ajaloolise ja suurejooneline. Aga kui sellisest praostkonna elust rääkida, siis hästi oluline märksõna meil on siin küll see meeskonnatöö. Et mina oma olemuselt olen küll rohkem selline üksinda nokitseja, mulle meeldib ise üks asi ette võtta üldiselt ja siis ise teha. Ma ei armasta ka väga vestelda, nimelt üks räägib ja teine, kui on mingi jutuvada käib, siis ma hoian parem kõrvale. Aga see praostkondlik töö on meil küll selline, kus ma olen nagu väga selgelt näinud, et kuidas selline meeskonnatöö väga-väga hästi toimib. On abipraost Küllike Valk olnud 4 aastat minu kõrval ja nüüd tuli välja, et on veel 4 aastat minu kõrval ja on praostkonna sekretär Illimar Toomet samamoodi, kes on ka valmis jätkama. Et nendele inimestele ma olen küll nende 4 aasta eest, mis on olnud eriti tänulik ja loodan, et see jätkub samamoodi, et 4 aasta pärast on taas neile tänulik olla. Et jah, et sellist koostöö on küll üks asi, mida see praostkonna või praostiks olemine selle 4 aasta jooksul on minule õpetanud. Palju õnne, Anti Toklan on tagasi valitud Saarte praostkonna praostiks. Suur tänu, aitäh! See on koguni 3. ametiaeg. Et milliste mõtete ja plaanidega sisened sellesse aega? Eks midagi on tehtud ju ka juba 2 ametiperioodi, 8 aastat. Pean oluliseks nüüd algavat perioodi keskenduda rohkem kolleegidele, kaasvaimulikele, kuna nimi Saarte praostkond juba ütleb seda, et me oleme väga erinevatel saartel ja ka täna näitas, et mitte kõik ei saa kokku tulla ühel konkreetsel ajal nädala sees. Ma püüan rohkem vaimulikest suhelda ja kasvatada sellist
ühtsuse tunnet ka ühes kirikupiirkonnas ja kuulata rohkem oma töötegijaid. Kui nüüd sinodite kogemusest lähtuda, ma ei osalenud mitte kõigil 12 sinodist, vaid 9, siis kindlasti üks sõnum, üks märksõna, mida ma võiksin välja tuua, on stabiilsus. Selle stabiilsuse kõrval on oma annus sellist rahulikkust või aja mahavõtmist, mis on minu meelest hästi jõus, sest me iseenesest elame hästi äreval ajal. Aga kui püüda tagasi peegeldada seda sõnumit, mis ma kogudustest sain, siis mul on tunne, et kogudused on asunud teatud sellisesse stabiilsuse ajajärku ja võib-olla ka, et võtame korraks aja maha, vaatame, mis edasi saab. Ja positiivne sealjuures on see, et ma ei pannud tähele kurtmist ega isegi sellist sõna kasutades nagu virised. Nii et selle koha pealt tundus nagu julgustav. Teisest küljest igasugune selline stabiilsus võib anda ka sõnumi mingisugusest seisakust ja ma ikkagi sinoditel väga palju rõhutasin ju vajadust noortega tööd ja seda uut põlvkonda ette valmistada ja ma arvan, et see selline alatool on seal olemas, aga mis puudutab koguduste toimetulekut, hakkama saamist, siis on see periood, kus kogudused võtavad vastu seda, mis on kogu sellest ühiskonnast, ajastust ja teevad ustavalt oma tööd edasi. Ja omal kombel on see stabiilsus ja rahu ikkagi nagu julgustamist, et ühiskonnas on vastupidised meeleolud, kui ma kogesin kogudusest.